ma korraldasin konverentsi ja see on vlog just nimelt sellest. Mul tuli mingisugune soov või idee teha naistele üks äge konverents. Ma olen täitsa kindel, kas juba eelmise aasta lõpus, kindlasti selle aasta alguses, see sai mu aastaplaanidesse kirja, et teeme aasta jooksul ühe laheda sellise suur ürituse konverentsi, on ju. Ja ma aasta alguses teadnud veel, milline see välja näeb, mis selle fookus on, mitte midagi. Vibe sai lihtsalt piltidena kirja nii-öelda. Reaalselt mul oligi 2 pilti lihtsalt selle jaoks. Ja kevadel oli meil Pre-Rich klubis avatud ustepäev, kus oli lõpuks kokku mingisugune 50 peale inimest. Meil oli üks Kristi Saare koolitus Tallinnas Pre-Rich klubis, kus oli ka 50 inimest peale, on ju, mis on nagu päris suur mass, aga noh, need olid sellised tasuta üritused ja lihtsalt ühe esinejaga, lihtsalt nagu tavapärane möll selles mõttes, on ju, et lühem, üks esineja, kõik, on ju. Aga need olid veits sellised nagu harjutustiirud sellise suurema massi inimeste jaoks veidikene, on ju, ja endal ka üldse katsetada, et kas inimesed tulevad kohale päriselt, mitte tasuta ja tasuline üritus oleksid võrreldavad selle koha pealt, aga nagu ikkagi, kas inimestel on päriselt huvi minu ürituste vastu, kas nad tahavad tulla, kui on piisavalt põnev, võtavad selle aja selle jaoks. Ja need üritused läksid väga-väga hästi. Ning suvel me hakkasimegi, ma arvan, et suve alguses hakkasid esimesed mõtted tiirlema. See ürituse tegelikult planeerimine, korraldamine, ehk siis mina ja mu assistent tegime seda 2 lõpus meil olid paar abilist ka veel lisaks ja konverentsi päeval muidugi vabatahtlikud ja üsna suur tiim vabatahtlikke tegelikult sellise ürituse kohta, aga kogu see korraldus oli meie 2 poolt lihtsalt ja kuna mina suure osa suvest puhkasin, siis mu assistent tegi väga-väga palju tööd taustal ise ära, mis meil kokku sai lepitud. Nii et kuidas too Merli lihtsalt, kes selle orgunnitöö kõik ära tegi seal. Aga mis ma tahtsin öelda selle ürituse korraldamise selle kohta, siis see oli hulga lihtsam, kui võiks arvata. Mingisugust stressirohked olukorda oli ja absoluutselt kõige suurem mure oligi piletite müügiga, selles mõttes, et kas me saame piisavalt piletid müüdud, kas me tuleme eelarvega nagu nulli vähemalt, on ju, see oli kõige nagu stressirohkem ja see oli ainult minu teha, aga muus osas tegelikult esinejate list, kes mul algselt oli, siis see sai sellest listist oli niimoodi, et üks inimene ei saanud kuupäeva tõttu, aga ta tuli meile kogukonda esinema ikka teise formaadiga ja ühe inimese ma vahetasin ise välja, enne kui ma jõudsin talle kirjutada ühe teise inimesega lihtsalt. Ehk siis kõik teised ütlesid mulle jah. Kõik teised ma sain pardale lihtsalt nagu mitte mingit tiim, meil olid esinejad paigas. Suve keskeks arvatavasti midagi sellist juuli ajal või midagi, ma arvan, et juulis olid meil esinejad või augusti alguseks olid mul nagu kinnitatud vist kõik viimased esinejad ka, mis oli siis 1,5 kuud enne konverentsi, mis noh, nähes ja kuuldes, kuidas inimesed siin üritusi teevad ja asju, siis keegi ära ei öelnud, keegi ei canceldanud, mitte midagi sellist ei juhtunud. Fookus läks koos esinejatega paika, kui me seda listi võtsime, et seekord sai siis karjäärifookus, naised, kes on teinud suurt sellist jõulist karjääri pigem siiani meeste poolt üleküllastunud valdkondades. Ehk siis raudsed Reginad, mis oli meie konverentsi nimi siis ja kuidagi sellega klikkis kõik paika ka ning kõige raskem, mis selle orgunni juures oligi leida õiget ruumi. Sellega oli kõige rohkem nagu sebimist ja tõmblemist, aga muus osas meile tuli väga lahe vabatahtlike tiim, peaaegu kõik läbi kogukonna liikmed ise, kes vabatahtlikuna aitasid ja mis seal oli? Kõik muud asjad nagu klikkisid paika ise. Algsest eelarvest
mis ma arvasin, et selline üritus võiks minna, äkki läheb, läksime 2000 üle. Mis tegelikult ikkagi see üritus, sellise ürituse kohta, see eelarve oli ikkagi üsna väike tegelikult, aga see oli umbes 2000 rohkem, kui ma algselt planeerisin. Väga palju asju tuli maksta ette või nagu väga palju suuri asju tuli maksta ette, millega ma ei arvestanud ka, on ju. Ja absoluutselt tuli mingeid ootamatuseid või nagu ootamatuid kulusid, ootamatult suuremaid kulusid selle koha pealt, on ju. Et see Orgunn oli väga-väga põnev ja ma arvan, et nende märkmete asjadega, mis meil paika said, siis järgmist on juba korraldada veelgi lihtsam. Ehk siis jah, väga palju põnevaid õppetunde, väga huvitav üritus oli. Lõpuks meil oli 5 esinemist, mille seas üks neist oli töötuba. Tegu oli konverentsdiskoga, pauside ajal mängiti absoluutselt Kilukolser mängis diskot, tants käis, möll käis. Linda Maitset kattis snäkilaua, mis oli väga-väga-väga cutesy ja nunnu ja täpselt jagus terveks päevaks niimoodi, et viimased said õhtul veel, meil olid osatud plastkarbid, said plastkarpidega võtta endale laua pealt snäkke veel kaasa, kes siin mingi Tartusse läksid tagasi ja värki, reaalselt said snäkke kaasa, mis oli mega lahe, et me ei jätnud sealt ka midagi lauale nii-öelda alles. Ja jah, ma tunnen, et sponsorid olid meil ägedad. Esinejad olid väga ägedad, esinejate kohta on hea tagasisida, ainult networking kohta on head tagasisida, mis meil seal oli. Ehk siis see formaat oli veidikene teistsugune, see nägi välja teistsugune kui keskmine konverents, millega äkki nagu mis pähe hüppab, on ju. Ja seda saate vaadata kohe siit vlogist nüüd. Ehk siis ma vlogisin reede päeva enne konverentsi ja siis laupäeva konverentsipäeva. Nii et here you go. See oli see, kuidas läks meie konverentsi ülesseadmine ja siis konverentsipäev ise ka. Kui sul on küsimusi, mõtteid, kirjuta mulle lihtsalt, vastan hea meelega. Aga ma loodan, et sul on põnev jälgida, kuidas see asi siis laupäevaks meil nii-öelda üles sai. Behind the scenes. Kus ta jäi? Ref läks ja me ei ole veel Tartuski väljas. See bänger ootasin. Ootame puksiiri vaimule, mida taga istetab tööd ja siis ta lihtsalt see päikse võtsi sult seal. Eksistentsiaalkriisis. Eksistentsiaalkriisis, jah, vibe. See on linnas on. Ja siis ma läks puksiiri linnas sees. Perfect timing, et traktoril laps teist ära võtta. Oleks Tallinnasse lihtsam sõita, sest siis ta ei pea kuskilt taga. Ehk siis nagu näha, me jäime tänavale kuskil Puurmanis, pidime 2 tükki meisse puksiiri peale, läksid Tartusse tagasi teist autot võtma, aga meie Angelaga siin kõndisime siis kilomeetri Puurmani poe poole, võtsime seal Coopist kohvi endale ja süüa ning siis me läksime ja istusime välja rattahoidja peale, sest kuskil mujal just istuda ei olnud. Pingid olid märjad pargis ja see oli siis meie vibe mingisugune 1,5 tundi, 2, midagi sellist vahemikus, lihtsalt hängata seal, jutustasime ja rääkisime elust, sisuliselt väga fun oli, väga-väga fun. See lihtsalt ka, et kui on näiteks mingi seetõttu vaja näiteks mingid ravimeid anda või mida iganes, vaata, et siis olenevad kui keerukad need loomad. Tallinnasse jõudsin ma täpselt õigeks ajaks, et liikuda meie ruumidesse ning hakata seda üles sättima koos. Prep. Oi, ma ei ole märkmikuid ise näinudki. Mul on sirgu panemata veel. Oota, see on sassis on praegu. Sassis, oh my god, detailid, no oh my god. Vaata, nagu amazing. Okei, no anna ma filmin. Okei, davai. No nii, Ilana, do it. Somehow. Oh! So satisfying. Okei, seda suht õrna. Võt see liim on teisel pool nii õrn. Et see ei haaku.
no tegi seda, mida lubas, vaata. Aus mees. Meest sõnast, noh. No just. No, nii, hops. Ja nagu kui perfektne asi see. Nii, voila. Voila. Maila. Mis asi see? Mul ei ole idee, aga nagu see idee ei tööta. Ei, me ei tea, see on alati algusfaas ja siis see, mis lõpus tuleb, võib olla, et seal on hoopis midagi kuldset ja midagi nagu... Wild. Ma proovin pärast oma seadmega. Jah, okei. Ja kui miskit on seda projektiga mulle, siis on seda ära vaja. Aha, okei. Ja maaline muidugi, siis on võime vaatus üle saada. Võib-olla nii oleks parem. Oh my god. Kas see võib segada visuaali? Teeme niimoodi. Mis see? Jah, ei, segab jah. Okei. Disco Pulse. Diskokuulid, nagu lihtsalt mul nii lemmarid, aga Sama. nii. Kell 9 seal ruumides lõpetes ei olnud, aga meie õhtu veel mitte kuidagigi moodi läbi. Ma võtsin oma kodinad, värgid, me suundusime siis Mirli ja Riinuga üldse toidupoodi, sest meil oli vaja homseks veel mingisuguseid asju viimasel hetkel varuda ära. Ma oleks nii tahtnud seda tantsimist proovida, mis sa seal Arsenis tegid. Ma mõne poole. Minu õhtu lõppes reedel kell 2 hommikul tegelikult, sest meil oli veel vaja assistendiga läbi käia mingisugused viimased detailid, slaidid, värgid. Ma isegi ei tea, mida me seal tegime, aga ma valmistasin nüüd esinemist ette, sest tuli intervjuu hoopis ühe esinemise asemel ja siis kella 2-ni. Kella 2-ni kestis see nali minu poolt siis. Oh my god. Lihtsalt vibes ju. On ju, ei sa võid tulla eile. Oh my god. Aga nii kena. On ju. Jaa. Mul on 2 päeva vlog või 3 päeva vlog. Oh my god. Oh my god. In. The vagina. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aga no mida? No mida? No mida? No mida? ja postina istuma, neid on nii palju, et meil on siin täna palju selline mugavam ja mõnusam variant. Esiteks, nagu te näete, et meil on juba sussid jalas, kellel on sobid jalas. Alustasin sellest töösse juba ülikooli alguses, on täna viinud sellele, kui ükskõik millisele tänasele ministrile helistada ja öelda oma eesnime ja paluda abi mingites otsustes. Et kõik see, et sa teed midagi ekstra, sa teed lihtsalt sellel ajal, kui teised võib-olla puhkavad, käid koolitad ennast ja... Aga kust kohast sa tuled ja kuidas, mis on sinu nõuanded nendele, kes võib-olla on harjumus ikkagi ennast pisendada, aga tahaks jõuda sinna, et sa tõesti tunnustad ennast ja märkad, et sa oled seal ise loonud? Ja tänase tööga eesmärgiks on anda teile natukene rohkem selgust oma eesmärkides, oma visioonis ja oma tegevussammudes ja natukene võib-olla uurida ja uudistada seda, mida teile annan.
loodan, et te saate natukene unblock ida endast siis mingisuguseid ägedaid samme. Aga lähme teele ja hästi selline otsekohane küsimus teile siis kohe, et enne siin ka juba küsiti esinejate käest, et noh, et palju palka teenib, siis mina talle ka pakun välja, see ei ole tegelikult asja. Mis siis tegelikult on selline naljakas asi, et aga hästi oluline nagu selle puhul on see, kui sa fail'id eriti alguses, et sa ei lase minna enda uskumuste tasemele, noh, siis tekib see negatiivne tsükkel, millest ma juba alguses teile rääkisin. Ma ei tea, raha teenimine on raske. Et vaatate mingit nagu soovi. Et tegelikult ja mulle väga meeldis, mis Triinu siin eelnevalt rääkis, et eesmärgid ja ettekujutamine ja muu selline, et eks olegi ja me kõik õpime täpselt selle järgi, kuidas kogemus on. Me ei saa teada asju enne, kui me ei ole seda läbi teinud. Ahah. See on konverentsi vlogi lõpp, ehk siis 10-eurosed volditud värskad päeva lõpetuseks. Cheers for us, soojad küll. Jääd, kas sul jääd on või? Äkki on. Mul külmkapp võib-olla üllatab meid. Ma ei ole kindel. Äkki. Ma mingi lubadusi ei anna. Värska party. Sest me oleme siiski smart woman. Ma panin munad ja selle resti. See aurab. Munade resti panin jääks. Oh my goodness, ta aurab. That's so fancy. Mul on nagu poolkerad jääna peale Vagina festivali. Võtame nii, et me oleme võinud. Jah, just. Fancydes klaasides Flute. Pepko klaasi flute. Jaa. Ilus. Munad. Aga vaata, kui lihtsistas. Women in STEM, noh. There you go. There you fucking go. Nice. Jääasi on üks asi, mida ma ei ole välja figurinud enda jaoks. Kuidas see nagu... Sul on mingid mustrid, sul on mingid asjad, mis on käpas, siis see on mõttelist. Jah. Exactly. Et... See oli meil šampapopp. Aga ma ütlesin, et ma liigun kokku, et vahtama. Jah. Ilus. Nüüd on see cue the reel, kus see naine kuradi kohvi valab vaiba peale. Ja vaatad, et mitte keegi karju, näe. Ei. Aga jaa, see mõttes, et ma mingi 10 aastat tagasi oleks olnud mingi... Ei. Nüüd on see mingi... Vesi tooli peal. Sa reistu siia. Okei. Kas sa vaataksid mulle poole? Jaa. Sorry, mu keset su koristamist.
ja see oligi meie Raudsete Reginade konverents. Siin olin mina juba järgmisel päeval trammiga ja siis rongiga oma peegli, kottide, lillede ja diskokliitoriga kodu poole sõitmas. Nii et aitäh, et vaatasid seda videot ja näeme loodetavasti järgmisel konverentsil sinuga.